Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Aeg on rääkida meie nädala tegijaga. Ja meie nädala tegija on mees, kes kunagi oli superstar, tänaseks on vaene hullumaja töötaja. Nagu me saime lugeda seda eilsest õhtulehest, nimelt superstar ja Artur kurdab oma raske elu üle eilses õhtulehes suures pikas artiklis, kuidas ta saab hullumajast vähe palka. Ta tahab mussi teha, aga muusika tegemiseks on raha vaja, nagu ütleb tema, ja tema ta ei ole siis raha stuudiosse minna, et lugusid teha, et neid raadios mängida, et teda saaks kutsuda kontserdid andma, lisaks jättis naine ta maha ja koer sõi ta uued ketsid ära ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja me olemegi helistanud Arturile, et kuulata tema mured ka siin raadios ära ning siis võib-olla leiame mingi lahenduse, võib-olla mitte. Tere, Artur! Tere! No räägi, oled sa väga mures praegu? Joo. Praegu tuleb ka nutt peale iga kord, kui ma mõtlen hommikul ärkan üles ja mõtlen, et äkki nüüd, sellel hommikul täna ärkan üles, olen positiivne, ei midagi, jälle tuleb nutt peale. Alustame kõigepealt sinu tööst. Sa töötad hullumajas. Mida sa teed hullumajas? Ma olen hullumajas, olen sanitar. Kuidas? Ja korjan kõik seda hullude kräppi kokku, mida siin on maha teinud ja koristada kõik selle ära ja siis teinekord olen aidanud mõnda vägivaldsemat kinni siduda ja tampida teda, nagu öeldakse, vaiksemaks, aga ega viimasel ajal ei ole ka tööst mingit rõõmu enam. Sa oled siuke tugeva randmega poiss, et sul jõuda küll ju? On ju. Nii, ja sinu mure on siis see, et... Aga palka saad väga vähe. Palka saad vähe ja ja maksud on kõrged, on ju? Oi, väga kõrged ja kui ma oma korteri ära maksan, siis teinekord on jäänud 30 eurot on järgi jäänud ja isegi vähem on jäänud. Talvel isegi ei jäänud sedagi, et siis mul olid kulud isegi suuremad kui sissetulekud ja jälle õhtul läksin koju ja nutsid. Miks sul on talvel kulud suuremad, kui küsida tohib? Ma ei tea, talvel ma ei tahtnud üldse välja minna ja siis olin vannis, kogu aeg istusin kuubas vannis ja lasin muudku vett juurde ja ma ei teadnud, et see maksab kõik ja tegelikult siis ma pärast võin selle, siis tuli omariik ja Artur, sa oled natuke eluvõõras poiss, võib öelda või? Ma ei tea, ma olen laulja. Sa oled laulja, muidugi. Ma räägiks sinu muusikast. Sinu mure on siis see, et sul pole pappi, et minna stuudiosse, et lugusid salvestada, et neid saaks raadios mängida, et rahvas oskaks sind tahta. Et saaksin pappi jälle ja siis esineda. Ja, aga... stuudiosse minna. Aga väga paljud ju, omal ajal ju bändid ju alustasid ka niimoodi, et ega ei olnud kellelgi raha stuudiosse minna ja vaikselt tinistati kuskil ja tänapäeval on võimalusi nii palju, et saad ostad ühe helikaardi ja paned kidra sinna taha ja mikrofoni teise auku ja läheb. Kidra ma ostsin endale, aga kidraga jälle nüüd olen selle eest ka võlgu. Ja võlgades kidraga ei saa mängida, on ju? Ei saa ja ikkagi õhtul teinekord vaatan, et võtan kidra kätte ja tõmban mingi laulu ja siis mõtlen, kellele ma teen seda, kellele ma teen ja ei ole raha nagu nii, et seda salvestada ja siis jääb jälle mul see laulmata ja olen jälle istun üksi ja mõtlen, et äkki homme on parem, nagu ei ole, ei ole. Aga... mul on lugusid palju. Jah, aga Artur, sa praegu oled raadioeetris, kus juures tead seda? Et ma annan sulle väikse võimaluse, äkki tõmbad mingisuguse laulujupi siin ära, et paljud inimesed kuulavad meie saadet kus juures ka ja äkki neile meeldib ja siis nad saavad meie kaudu me võime sind manageerida. Kas kuidagi salvestada, kas saaks teie kaudu? Saab, ma panen salvestada, ma panen rek-nupp all, nii, rek-nupp on all ja palun. Nii. Sinu ees on tühjad minu tasku. See on nii kurb lugu, ma ei saa seda. Aga kas